kas ma, oota, kas ma pean ütlema ka oma nime või? Tere, mina olen Kairi ja samastan ma ennast ühe ägeda multifilmi tegelasega Väikse Müüga, kes oli kunagi sellistest ägedast multikast nagu Muumijoru lood. Miks? Sellepärast, et olen pisike, 160 sentimeetrit pikk või siis pigem võib öelda lühike, valju hääle ja naeruga, oma väikse pikkuse kohta on mul väga raske samm, nii astudes kui ka võib-olla autoroolis. Ja ma olen ülimalt emotsionaalne ja mu mõte töötab kindlasti 10 korda kiiremini, kui ma jõuan tegutseda. Minu sporditeekond algas teismelise eas, kui mu ema pani mind võistlustantsu. 3-4 aastat ma jõudsin sellega tegeleda, isegi jõudsin välja Eesti meistrivõistlustele standardtantsudes. Siis sai ikka päris kõvasti trenni tehtud. See oli üsna intensiivne aeg. Sport annab mulle minu isiklikku arengut nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Et tegelikult on ka väga oluline minu jaoks selle juures kuuluvustunne, ehk et minu jaoks sport ühendab inimesi. Seetõttu ma ka nagu tegelikult käin kevadeti Hispaanias ettevalmistuslaagris, võtan osa erinevatest spordiüritustest, võistlustest, et just see emotsioon, mida ma saan nende inimestega jagada, kes teevad selle sama läbi, mis mina. Minu suurim eesmärk spordiga oleks see, kui ma saaksin kedagi inspireerida, kedagi rohkem liikuma panna. See oleks megatuus. Minu selle aasta sportlikuks eesmärgiks on läbida Prantsusmaal toimuv jalgrattavõistlus L'Étape du Tour. Sealt siis tuleb sõita 138 kilomeetrit ja 4600 tõusumeetrit. Ettevalmistus L'Étape du Touriks algas mul juba tegelikult talvel. Päris palju tegin selliseid nii-öelda põhjaladumistrenne, suusatasin, matkasin, käisin jõusaalis. Ettevalmistuse üheks osaks oli siis kevadlaager Hispaanias. 2 nädalat sõitsime mägedes jalgrattaga, sai seal võetud 10 000 tõusumeetrit 2 nädala peale. World Touril profijalgratturid sõidavad 3 suurtuuri aastas. Üheks on siis Giro, mis on praegu käimas. Juuli keskel on Tour de France ja sügise poole on Vuelta. Ja mina siis nii-öelda võtangi osa Tour de France ühest etapist. Ehk et siis Tour de France'i raames saavad kõik harrastajad läbida ühe etapi, mis siis on täpselt sama rada, mida profid sõidavad. Et kui profid sõidavad 21 etappi selle tuuri raames ja 3 nädalat järjest, siis harrastajatel on võimalus ennast proovile panna ühe nendest etappidest. Ja üldjuhul valitakse ikkagi tuuri kõige raskem etapp, kus on nagu kõige rohkem tõusumeetreid, et siis oleks põnevam. Üldjuhul on tuuri etapi stardis harrastajaid ligikaudu 10 000. Juhuu! Medalid käes ja täna oli siis 43. Tartu rattaralli. 126 kilomeetrit, 1000 tõusumeetrit tehtud ja lunastatud pääse Uchi Grand Fondole, mis siis on harrastajate maailmameistrivõistlus. Nii et mina olen 4 aastat jalgrattaga sõitnud ja vaadake, kuhu ma jõudnud olen.